Käsil on selline projekt nagu Okapi galeriis omaenda isiknäitus üle hulga aja. Ja see, millega ma praegu siin laua peal tegelen, et see on tegelikult välja kasvanud ühest aastatagusest projektist, kui ma tegin Rooma dominiiklaste ordu peakorterisse. Tegin vitraažid nende sinna peakorteri nagu sissepääsualasse. Et seekord on mul, ma ei tea, kas sellest on abi kuskilt otsast või. Ma olen sellist kavandit tegelikult kasutanud. Selle projekti juures ma olen lubanud endal olla hästi palju selline suhteliselt spontaanne. Et niimoodi praegu teengi, et teen see päädi hoian lahti, aeg-ajalt mängin, joonistan mingid asjad päädis üle ja siis vaatan, kuidas asi läheb. Aga selle töö lõplik nimi on 7 venda ja 1 õde, sidekriips ingel. Ja kui palju seda tausta üldse vaataja jaoks avada, see on täiesti selline, ma mõtlen veel, et paar nädalat on aega, et seda plaani veel selitada, et tegelikult see ei ole oluline vaataja jaoks. Oluline on nagu see vaimsus ja idee, mis neid inimesi seob. See tehnika, mida ma siin igal pool kasutan, et kui ma tõstan siit ühe tüki püsti, pressrelief nimetan mina ise seda, sellepärast, et ta ongi siia klaasi pinna sisse nagu pressitud, kipsplaadiga pressitud. Et mõnes mõttes on see kipsplaat on minu jaoks nagu trükiplaat. Ma võtan kipsi, uuristan sinna kogu selle joonise ja siis pressin sellega siia selle joonise. Ma ei ütlegi praegu, et näituse nimi on, aga ma ütlen, et ma liigun sinna poole, et seal on kindlasti midagi tõega tegemist. Aga et kuna, nagu me teame, et ei ole olemas ühte ja selgelt kõigi jaoks kehtivat universaalset, vaid igaüks peab nagu enda selle raasukese üles leidma. Et siis see on üks peenvärk, et kuidas seda sõnastada niimoodi, et kellelegi nagu nuiaga pähe ei pane tõe nuiaga. Aga samas ikkagi selle pilgu suunad sinna, kuhu enda mõte läheb. Nii et siin on kogu see reljeefi joonistamine näha ja see, kuidas ma olen selle klaasimaali tegelikult siit selle reljeefi pealt maha pühkinud enne mahju minekut. Ja 2 erinevat valget. Et mõtle, et valge on valge, aga neid valge toone on väga erinevaid. Kas ta on läikiv, kas ta on matt, kui paks ta on, see värvikiht ma mõtlen, kui palju teda on peale jäänud, et siit saab ka välja kratsida väga ilusasti. Ja see kratsimine on täiesti klassikaline klaasimaal, aga mina kasutan seda lihtsalt nii, nagu mina kasutan parasjagu. Ja see on selle materjali kaasa töötamine, et sa ei tea kunagi täpselt, mida sa ahjust kätte saad. Sa vaatad talle otsa ja mõtled, et ahah, sinu käik oli selline, milline on minu järgmine käik. Rõõm teid näha. On rõõm teid näha. Astuge edasi. Aitäh. Oi, kui ilus, kui kaunis hooslus, kus juures just see, ma ei saa sul seda ära võtta. Ma kohe näha, et kunstniku kingitus. Kunstnikule. Tervist. Ma saan olla ainult niimoodi mõned hetked. Tead, nii nagu saad, et näitus jääb avatuks õnneks. Jah, thanks. Thank you so much. Aluse mulle andsid ja ma ütlen ausasti, et aasta aega tagasi, kui oli hetk,
seda galeriid küsida, siis ma teadsin intuitiivselt enam-vähem, mis suunas ma tahan liikuda, aga ega ma ei suutnud seda väga hästi verbaliseerida. Ja kui sa mäletad, siis selles avalduses oli tegelikult, seda võiks nimetada sisemonoloogiks, aga kuna seal oli selgelt 2 poolt, siis oli see sisedialoog teemal, mis on tõde. Mul on tohutult suur tänu teid kõiki siin täna näha. See on mulle tohutult suur au. Aitäh tulemast.